Tere, armas Eesti rahvas! Oleme jõudnud meie pidude ajateljel juubeli laulupeoni aastasse 1969. Nagu ütles Gustav Ernesaks, seda pidu valmistati ette 100 aastat. Meie kontserdi muusikavaliku alus on esimest korda laulupeol. Lükime ajateljele Eesti luuletajate ja heliloojate laulupeoga märgitud loomingut. Esimest korda laulupeol Veljo Tormis ja Hando Runnel kõlas laulu algus, laulupeo 100. sünnipäevaks kirjutatud kantaat. Hellar Grabi, Eesti kirjanik, Välis-Eesti ajakirja Mana peatoimetaja 1969. aasta laulupeo kontserdi lõpust. Järsku märkan selja taga mundris miilitsameeste gruppi. Nad võtavad kohad sisse vahekäigus esimese pinkide rühma ja rahvamassi vahel. Laulupeo lõpp ja kulminatsioon lähenevad. Võimalik meeleavaldus seoses Koidula Ernesaksa lauluga võib minna üle käte. Sumisev rahvameri jääb vaikseks. Minu ees istuvad 4 moodsalt rõivastatud noort inimest, 2 neidu ja 2 noormeest. Pidasin neid algul väliskülalisteks, aga selgus, et nad esindavad Tallinna Konservatooriumi lavakunstikateedrit. Kohe, kui Ernesaks tõstab taktikepi, on nad nagu vedrust lastult esimestena püsti. Pööran ümber ja vaatan selja taha. Nii kaugele, kui silm ulatub, seisab rahvas nagu üks mees paljastatud peadega. Valgeid laulupeomütse hoitakse käes. Koor ja rahvamass alustavad korraga. Mu isamaa on minu arm. Ka esimeses paarikümnes reas, niinimetatud tsoonis, hakkavad inimesed üksteise järel püsti tõusma ja päid paljastama. Vaatan uuesti tahapoole ja ennäe, õige mitmed miilitsamehed seisavad sõdurlikus valvel seisakus, käsi mütsinoka juures ja laulavad kaasa. Ja pärast pidu mõned tunnid hiljem Vabaduse platsil, toonasel Võiduväljakul. Vabadusplatsile on kogunenud päris palju inimesi, võib-olla 500. Ringmängulised sammuvad suures sõõris üksteisel kätest kinni hoides ja laulavad Sa vabaks Eesti meri, sa vabaks Eesti pind. Osa kõrvalseiseid, kes sõnu teavad, ühineb lauljatega. Siis tuisku ega tormi ei karda Eesti rind. Kuulan tähelepanelikult, kas refräänis lauldakse jää või saa. Selgelt kostab saa vabaks. Järsku kõlab ühest platsiservast jõulisel häälel välja, välja vabariigi seest, kel jalas kirsasäärikud ja lipsu pole ees. Seda laulu kuulen esimest korda, aga üsna paljud näivad sõnu teadvat ja kes ei tea, laulab kaasa iga salmi korduse. Selle laulu sõnad jäävad kergesti meelde. Välja, välja vabariigi seest, kes söövad Eesti leiba ja ei räägi eesti keelt. Vaevalt pimenenud taevas juba koidab, aga pillerkaar platsil ei taha sugugi lõppeda. Mõned miilitsad üritavad inimesi veenda, et aeg on pidu lõpetada ja koju magama minna. Neid aga ei võeta kuulda. Saabuvad 3 või 4 veepritsimismasinat. Keegi ei taha märjaks saada. Meie kontserdil juhatavad koore Hirvo Surva, Lauri Preede, Seidi Mutso, Vaike Uibapuu, Kalev Lindal, Alo Ritsing, Triin Koch, Vilve Maide, Roosi Rõõmussaare, Anneli Koppel, Jaana Käär, Liisa Rahusoo ja Pärt Uusberg. Kaheksateistkümnes laulupidu 1975. Laulupeo sümboolikas valdavad punased nelgid. Laulupeo tuli tuuakse lauluväljakule soomukiga. Ometi kõlab laulupeol selliseid laule nagu Nocturn, Tuudur Vetik,
Koos Jüri Variste ja Gustav Ernesaksaga meie koorijuhtide koolkonna rajajaid, koorijuhi käsiraamatu autor on öelnud, partituur olgu peas, mitte pea partituuris. Kersti Merilaas, arbuja, heliloojate lemmikuid. Tuudur Vetik, Kersti Merilaas, Nocturn. On alanud järjekordne venestamislaine. Peale tungib venekeelne asjaajamine, koolides suurendatakse vene keele tundide arvu. 23. augustil 1979 läkitavad 45 eestlast, lätlast ja leedulast Molotov-Ribbentropi pakti 40. aastapäeva puhul avaliku kirja, milles nõutakse lepingu salaprotokollide avalikustamist. Dokument saab maailmas tuntuks Balti apellina. Eestlastest kirjutavad kirjale alla Mart Niklus, Endel Ratas, Erik Udam ja Enn Tarto. 1980. aastate algul toimub ulatuslikum vabadusvõitlejate ja teisitimõtlejate represseerimine, läbiotsimised, ülekuulamised, vallandamised, vangistamised. Jaanuaris 1980 emigreeruvad läände Arvo Pärt ja Neeme Järvi. 19. laulupidu 1980, millega juhatatakse sisse vastuoluliste olümpiamängude Tallinna regati kultuuriprogramm. Uuna Naissoo, meie džäss- ja levimuusika suur esimene. Esimene rahvamuusika ühendaja džässiga, esimeste džässifestivalide korraldaja, esimese Eesti rokkooperi autor, esimese eksperimentaalkoori Tallinna Kammerkoori asutaja, levimuusika osakonna rajaja Otsa koolis. Iira Lember, heliloojate lemmikuid, kelle sulest võib veel mõndagi oodata.
Uno Naissoo, Iira Lember, Koolikell. ...22. septembril 1980 keelatakse Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni jalgpallimatšil ansambli Propeller esinemine, mis järel puhkevad koolinoorte rahutused. Üldhariduskoolidest ja ülikoolist visatakse välja ligi 100 noort. 28. oktoobril 1980 läkitavad 40 Eesti haritlast avaliku kirja Eesti NSV-st. Kirjas avaldatakse rahulolematust venestamise üle ning väljendatakse tõsist muret eesti keele ja kultuuri saatuse pärast. Ajakirjanduses kirja ei avaldata, aga see levib Eestis käsikirjana. Ometi huumorimeel on aidanud meil üle elada ka kõige raskemaid aegu. Elas Moskvas vana Stalin, justament kui Vene baarin, paksu Kremli müüri all eluruum tal sügaval, paksu Kremli müüri all eluruum tal sügaval. Kutsus kokku salakesi, reetureid ja kelme teisi. Lendas vares Barbarus, järel sörkis Neemeruus.
lendas vares barbarus, järel sörkis neemeruus. Kui lettidelt kadus või, siis lauldi, meil laulud aitavad elada võita. Mees läks poodi liha ostma, müüja vastas, ei, see on see pood, kus piima ei ole. See pood, kus liha ei ole, on üle tee. Tšuksi läks endale korterit nõudma. Lenin lubas igale inimesele korteri anda. Linnavalitsusest vastati, et Lenin on juba ammu surnud. Tšuksi vastas, kogu aeg öeldakse, elagu Lenin, aga kui Tšuksi tahab korterit saada, siis on Lenin surnud. 20. laulupidu 1985. Viimane nõukogulik laulupidu. Esimest korda laulupeol nii helilooja kui dirigendina Tartu aukodanik Alo Ritsing, Tartu meestelaulu alussammas. Ellen Niit on öelnud, luuletuse kirjutamiseks ja laste kasvatamiseks eraldi aega ei anta. Seda tuleb alati teha muu töö kõrvalt. Alo Ritsing, Ellen Niit, Kevade kullendav taevas. Tollel 1985. aasta peol juhatas laulu Vaike Uibopuu, esimene naine laulupidude üldjuhina. Augustil 1987 korraldavad Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamise Eesti grupi liikmed Hirve pargis miitingu eesmärgiga teadvustada avalikkusele pakti salaprotokollid. Aprillis 1988 toimuvad Tartu muinsuskaitsepäevad, kus esimest korda pärast pikki aastakümneid tuuakse suure rahvahulga ette Eesti rahvusvärvid. Vältimaks võimalikke pahandusi ei too üliõpilased välja trikoloori,
vaid kannavad 3 suurt erivärvi lippu, mis lehvivad igaüks ise varda otsas. Mai 1988, Tähtvere laululaval Tartu levimuusikapäevad, kus esimest korda kõlavad Alo Mattiiseni 5 isamaalist laulu. Sel kontserdil on esimest korda publiku seas avalikkuse ees sinimustvalged lipud. Juuni 1988, öölaulupeod Tallinna Lauluväljakul. 23. august 1989, Balti kett. 24. veebruar 1989, sinimustvalge lipp taas Pika Hermanni tornis. Lippude me vahetust näinud mitu. 21. laulupidu 1990. Taastatakse laulupidude nummerdus, mis katkestati 1950. aasta peoga. Kuigi NSV Liit veel eksisteerib, on Moskva keelud-käsud nõrgenenud ja pidu on täiesti Eesti pidu. Esimest korda üle 50 aasta sai laulda oma laulu selle maa keeles. Laulupeo toodi hobuvankril pidulikult Tartust Tallinna. Tuletoomise korraldas Eesti meeste lauluselts. Kogu Eesti oli rahvuslippudes. Me tõuseme kõige kiuste, seesugused oleme küll. Me kestame üle aja, jah, sellised oleme küll. Henrik Visnapuu, 1944. Esimest korda laulupeol helilooja ja dirigendina Eesti koorimuusika tuletungal Kanadas Roman Toi. Roman Toi, sõnad rahvaluule, aiut, taiut. Taitsugi laulsin laulda, hääl ei andnud, kurk ei kandnud, hääl oli haigeks jäänud, kurk oli kurjast raabatud. Hääl oli haigeks jäänud, kurk oli kurjast raabatud. Laula, mina vastu, kurk on kuiv, mis mina laulan lõõriteele. Kui minu kurk on kuum, anna mulle seda jõulut juua, kus on vaksa vahtu peala. Anna mulle seda kaljajuljagi, kus on küünarkirja peal. Anna mulle seda kaljajuljagi, kus terve küünarkirja peal. Siis mina hakkan laulema viiside valda veeretama, sõnugi selgeid seal ilmaie, haremaida pillutama. Kui tahad juhatada sullegi selle paiga, kus mina lauluviisi koju toon, kui tahad saladuse, ütlen ma sul. Tule kalja pilli, pumba.
Roman Toi juhatas ka saatuse kaaslase Juhan Aaviku laulu Hoia Jumal Eestit. Hoia Jumal Eestit on peetud väliseesti hümniks. Tollel peol jõudis see laul koju. Juhan Aavik, Leopold Kuldkepp. Kahekümne teine laulupidu 1994. Eesti on 3 aastat olnud iseseisev, kuid okupatsiooniarmee on ikka veel Eestis. Õnneks viimased 2 kuud. Ometi. Esimest korda laulupeol Urmas Sisask, astromuusik, kosmiliste kõlade maale tooja. Sisaski süsteemis on igal planeedil oma helikõrgus. Muide, Sisask on lõuna-eesti keeli ööbik. Urmas Sisask, Eesti missa, 4. osa, püha.
Esimene laulupidu ilma laulutaadita. Veljo Tormis sõnad rahvaluule, meeles pea, pühendatud Gustav Ernesaksale.
Ometi õhus on arutelu, milleks meile laulupidu. 23. laulupidu 1999. Lennart Meri kõne laulupeol. Armas Eesti rahvas, armsad külalised. Nüüd on moes rääkida, et laulupeod ei ole enam moes. Aitäh teile kõigile, et te oma siinolekuga selle lolli jutu olete juba ümber lükanud. 1000 korda südamest aitäh. Laulupidu ei ole kunagi moes olnud. Laulupidu ei ole kunagi moes olnud, sest laulupidu ei ole moe asi. Laulupidu on südame asi, nagu eesti keel ja meel, nagu armastus. Moed tulevad ja lähevad, aga rahvas jääb ja riik jääb. Laulud on olnud meie relvad, laulupeod meie võidud. See lauluahel algas hallist muinasajast ja koondas meid 130 aasta eest Tartusse esimeseks üldlaulupeoks. Tartus me laulisime pühaks Eesti hümni veel enne Eesti Vabariiki. Aitäh, Lennart Meri! Esimest korda laulupeol Olav Ehala, laste lemmik. Põlvkondade viisi häid lapsi ilma vitsata on üles kasvanud Ehala loodud pealtnäha lihtsate, seest siiruviiruliste lauludega. Esimest korda laulupeol Juhan Viiding, poeticus par excellence. Olav Ehala, Juhan Viiding, Päikeseratas. Päikeseratas, sinu valgus on pime. Päikeseratas, paistad halvale heale. Päikeseratas, valda tee kõigi peale. Päikeseratas, jube kui oleks pime. Päikeseratas, sinu valgus on pime. Päikeseratas, paistad halvale heale. Päikeseratas, valda tee kõigi peale.
Esimest korda laulupeol Aarne Saluveer, mudilaste eest seise, kes juhatas põnnid peole. Esimest korda laulupeol mudilaskoorid. Aarne Saluveer, Kalju Kangur, Lähme lapsed. Gustav Ernesaks, Sireli, kas mul õnne?
Aitäh, laulutaat! Läbi heitlike aegade meie laulupidude tüürimees. Ometi. 2003. aastal kantakse laulu- ja tantsupeod UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja. 24. laulupidu 2004, samal aastal, kui Eesti astub NATO-sse ja Euroopa Liitu. Raivo Kõrgemägi, Irma Polari Kui tuju on mõnus, tõlkinud Leelo Tungal. Suure-Jaani mees Villem Kapp, kelle isa Hans Kapp käis Suure-Jaani segakooriga 5. laulupeol, kelle isa Joosep Kapp omakorda oli käinud Suure-Jaani meeskooriga 1. laulupeol. Villem Kapp, Liidia Koidula, Eesti muld ja Eesti süda. Püha Eesti, isa
Tolle aasta tantsupeo juhtmõte oli las jääda ükski mets. Sestap istutatakse peoeelsel kevadel 1 000 000 puud. Esimest korda laulupeol Andres Valkonen. Valkoneni valus ilusa laulu seadis kooritarvis Tõnis Kõrvits. Leelo Tungal hingas esimest korda laulupeo hõngu juba 6-päevasena. 1947. aasta laulupeo rongkäik läks sünnitusmaja aknast mööda. Loomulikult sai uus ilmakodanik nimeks Leelo. Andres Valkonen, seade Tõnis Kõrvits, sõnad Leelo Tungal. Las jääda ükski mets. Kahekümne 25. laulupidu 2009, Ühes hingamine. See on Eesti, viis ja sõnad Anti Marguste, kirjutatud 1985. aastal. See laul kujutab endast 68 kihelkonna kiriku loetelu. Märjama,
Pärnu, Audru, Pärnu, Audru, Pärnu, Põlva, Rõuge, Rapla, Rõuge, Põlva. Muu juuru koeru, Vastseliina hääle meeste otse küla keelel korda kätte Kahekümne 6. laulupidu 2014. Ajapuudutus, puudutuse aeg. Esimest korda laulupeol Pärt Uusberg ja kohe 3 lauluga. Dirigendi debüüt samal peol, kui Juhan Liivi tekstile kirjutatud muusika läks kordamisele autori enda juhatusel. Esimest korda laulupeol Doris Kareva, Lõpuks ometi. Pärt Uusberg, Doris Kareva, Mis on inimene?
Esimest korda laulupeol Tõnu Kõrvits ja Kristiina Ehin lauluga Puudutus. Tekst kirjutatud Portugalis apelsinipuu all. Puudutuse oli ühendkoor nii omaks laulnud, et peo lõpus laulis ta seda ilma dirigendita lavalt laskudes.
Aleksander Kunileid, Liidia Koidula, Alo Mattiisen, Jüri Leesment, sind surmani.
laulsid Hirvo Surva, Lauri Preede, Seidi Mutso, Vaike Uibopuu, Kalev Lindal, Alo Ritsing, Triin Koch, Vilve Maide, Roosi Rõõmussaare, Anneli Koppel, Jaana Käär, Liisa Rahusoo, Pärt Uusberg ja kaasa lõi ansambel Estraadi Raadio Tanel Aavakivi juhatusel. Suur tänu!